on siuke põnev vlog tulemas, mitte täna, vaid järgmise 3 päeva jooksul nagu minu sünnipäeva vlog. Jah, ma saan 27-aastaseks ja tavaliselt me enda sünnipäeva ei pea. Ehk siis tavaliselt meil on traditsiooniks, et me lähme lihtsalt kuhugi spaasse või isegi mitte spaasse, vaid lihtsalt kuhugi väljasõidule ja oleme eemal. Ja niimoodi tavaliselt mu sünnipäevad lähevadki. Aga see aasta on natuke erilisem. Täna läheme välja 2 oma sõbrannaga. Kuna minu sünnipäev on alati maitsva Tartu ajal, siis on hästi hea seda võimalust ära kasutada ja minna siis välja maitsvale Tartule. Ning lähen 2 sõbrannaga ja siis kuigi täna ei ole veel minu sünnipäev. Mu sünnipäev on 2 päeva pärast, aga lihtsalt aja klapitamise tõttu on ta siis niimoodi. Ja täna on see plaanis, homme hetkel plaane ei ole ja pühapäeva kohta ma ei oska teile öelda, kui minu päris sünnipäev on, sellepärast et siis Karl on mulle midagi planeerinud ja vaatame, kuidas me koos tähistame siis. Aga minu outfit täna selle kohvikupäeva jaoks on siis selline. Ja jalga lähevad ühed saapad, mis mulle täiega meeldivad. Ja siis soenguks tegin siuksed, ma ei tea, mis asjad, võrgupunu siin on täna. Ja panen veel siia pikendusega saba ja siin on siis ka meik. Tšuke lihtne asi ja nüüd ongi järgmiseks Tartusse ja sööma. Nii. Eile käisin siis sõbrannaga kohvikus või maitsval Tartul ja me käisime siis kohvikrepis ja tahtsin rääkida siis sellest menüüst ja kuidas mu muljed olid. Esiteks erroaks oli siis suhkrabi ja vähikäeki, saia, need juustupirekilid. See oli väga-väga hea, aga ports oli minu jaoks natuke suur, sest juba sellega see kõht täis, aga maitses ta väga-väga hästi. Me võtsime sinna juurde kokteilivaliku ja esimene kokteil oli väga-väga hea. Siis teiseks pearahaks oli veisesteik. Ja veisesteik oli väga-väga hästi küpsetatud, nagu täpselt perfektne ja sulas suus nii hästi, nagu ülihea, täiega hästi soovitan. Ja magustoiduks oli õuna, kohvi, mingi koogilaadne asi, ma ei mäleta enam neid nimesi peast, aga see oli ka väga-väga hea lõpetus. Kõik kokteilid sobisid hästi kõrvale, väga tore teenindus oli seal ja ma mõtlesin, et mul ei ole alati kõige paremad kogemused võib-olla maitsva Tartuga olnud ja mõtlesin, miks seal nii hästi ikkagi välja õnnestus neil kõik. Mõtlesin, et seal on nii vähe kohti, nad ei pea tegema mingi tohututele seltskondadele seda toitu. Võib-olla sellepärast, aga jututasime oma sõbranaga, väga-väga tore oli, sai naerda ja täiesti siuke lõbus täna. Siis ei ole väga midagi plaanis. Ma sain oma sünnipäeva kingituse kätte, mis siis Karli-poolt usku ja siis on näiteks uued värviraamatud ja markerid ja ma siis natukene tegelen nendega. Värviraamat on selline. Mulle täiega meeldib see. Ja lõpuks sain endale markerid nagu. Ja täna tuleb korraks sõbranna läbi ja siis ta kahjuks eile ei saanud tulla. Mõnest oli küll kahju, aga ta tuleb täna läbi. Ja täna väga rohkem midagi muud plaanis ei olegi. Homme siis juba Karli korraldatud sünnipäev. Ja eks ma siis näitan teile, mis me seal teeme või ei tee. Täna kannan siis seda kaltsukast skooritud kampsunit ise. Mulle nii meeldib. Ja sellepärast ka natuke ekstra värviline täna. Tere Kalli! Kas tahad ka tulla videosse? Räägi midagi. Mis ma räägin? Mis sa tahad? Anna mulle üks teema. Ma võin rääkida tunde. Sa tead? Mis homme plaan on? Minu sünnipäeva puhul? Ma ei saa sulle öelda ju. Ma ei saa talle öelda, mis me homme teeme lihtsalt sellepärast, et tal on sünnipäev. Ma korraldasin talle midagi, aga ma ei taha öelda talle mida. Aga ta teab, mis me teeme nagu ses suhtes, et me lähme bowlingusse, me lähme minigolfi, me lähme sööma õhtul. Võib-olla lähme täna mängime piljardit, võib-olla lähme vaatame filmi kinos, aga see vaatame täna. Tartus me niikuinii minema. Meil ei ole süüa. Me peame poodi minema. Muidu me ei saa süüa. Sureme nälga. Nälga suremise jaoks läheb aega 21 päeva. Ma ei taha Survivorit teha. Mulle need mängud ei meeldi. 21 päeva pärast sureme nälga. Homseni.
täna ongi kätte jõudnud siis minu sünnipäev ja sünnipäev on alanud sellega, et Karl tegi mulle hommikul rabarberikooki, tuli äratas sellega üles. Siis võtsime hommikul rahulikult, toimetasin, panin ennast valmis. Eile käis veel mul sõbranna külas ja väga rohkem ei olegi midagi teinud, aga tänane meik on siis selline. Ja riietuses ma ei saa näidata siin, aga selline olen täna. Nii, Karl, tule. Äkki räägid täna välja mulle, mis me teeme? Ei, siis näed, mis me teeme. Ühesõnaga, jah, me hakkame linna minema. Tere, tšau kõigile. Täna on siis sünnipäeva järgmine päev ja ma räägin, mis me eile tegime. Eile hommikul, kui me viimati nägime, siis ma läksin, Karl tegi kooki ja värki ja panime ennast valmis ning läksime siis Tartusse bowlingusse. Ja bowlinguks oli meil üks rada planeeritud tunniks ajaks ja Karl üllatas mind sellega, et ta vanemad tulid kohale ja see oli nii tore üllatus. Ma ei osanud seda üldse oodata, see oli ikka täielik üllatus. Mul oli nii hea meel selle pärast ja kinkis täiega ilusad lilled. Siis me mängisime kõik koos seal bowlingut. Enne seda me käisime ka kofeinis kohvi võtmas, sest kofeinis saab sünnipäeva tasuta kohvi ja ilmselgelt ma ei lase tasuta kohvi nagu minema. No way. Ma alati joon tasuta kohvi. Peale seda läksime seal sõbrakeskuses on ka Allo minigolf, Rio minigolf ja me läksime seda mängima. See oli ka väga tore, sellepärast et Karl ei olnud seda kunagi teinud. Mina olin varem käinud minigolfi mängimas. 20 rada oli. Mina võitsin Karli. Bowlingus ma olin väga kehva, nagu väga kehva. Aga jah, minigolfis ma võitsin, seal oli nii mõnus vibe ja nii mõnus muusika. Ma läksin seal kauemale, me mängisime ainult ühe korrarajad läbi. Ma olin nii väsinud juba sellest päevast millegipärast, et ma tõesti ei viitsinud. Siis me läksime natukeseks ringi jalutama, aega veetma ja pärast õhtul oli meil siis maitsval Tartul Lihuniku äris maitsev Tartu õhtusöök ja seal see õhtusöök, see Eero, milleks oli siis veise tartar. See oli lihtsalt imehea, nagu ma oleks 10 portsu veel võinud seda süüa, see oli tõesti väga hea. Pearoaks oli veise steak, pidi olema medium rare, aga oli pigem well done. Ühesõnaga natuke minu jaoks liiga küps, natuke raske oli närida. Natuke suur tükk, ma andsin Karlile ja jällegi kogu see kombo, mis seal juures oli, see püree ja sibul ja kaste ja kõik see oli nagu minu jaoks üksluine. Karlile väga meeldis, aga minule oli jah natukene tummine ja oleks tahtnud mingit särtsu või midagi toredat sinna juurde. Aga noh, see on ilmselgelt maitse küsimus, nii et mitte kellelegi pahaks ei pane. Ja lõpuks oli siis tiramisu, mis oli ka siuke keskpärane, mulle meeldinud. Eks seal olid omad vead, aga muidu õhtusöök üleüldiselt oli väga tore, väga armas. Siis me tulimegi juba koju ja õhtul lõime vennaga klaasi kokku ja põhimõtteliselt see oligi kogu minu sünnipäev. Tahan teile veel lille näidata, aga üks tõsisem jutt, et ilmselt see on praegu mõneks ajaks viimane video. Ma kindlasti ei kao sotsiaalmeediast ära, et te võite mind alati jälgida ka Instagramis ja TikTokis, et kindlasti tuleb ka sinna sisu. Aga hetkel YouTube'is tuleb väike paus sisse. Võib-olla mingit videoid ma justkui filmin. Hetkel lihtsalt mina ise oma videoid ei editi. Siis mul ei ole hetkel inimest, kes editiks mõnda aega. Ja hetkel väike paus ja YouTube'i tuleb. Aga kindlasti jälgige mind mujal. Ma ei kao täiesti ära. Ma näitan teile lille nüüd. Vaadake, kui ilusad lilled need on. Kodu lõhnab ka täielikult lillede järgi, see on nii haige, aga mulle nii meeldib, mina olen lillede inimene. Roosid on nii ilusad. Aga tänaseks siis kõik. Tšau!